Te kuulate Eesti Vähiliidu podcasti Terve Eestiga vähi vastu, kus räägime vähiennetusest, vähi varajasest avastamisest, tervislikest elustiilivalikutest ja elust pärast vähidiagnoosi. Tere kuulamast Eesti Vähiliidu podcasti teemal meeste tervis. Tänase saate esimeses osas me räägime meeste tervisest laiemalt ja saate teises osas räägime meestel sagedamini esinevatest pahaloomulistest kasvajatest. Mul on hea meel tutvustada meie tänase saate külalisi, kahte antud eriala tippspetsialisti, minust vasakul käel doktor Martin Kivi, uroloog, Ida-Tallinna Keskhaigla uroloogia keskuse juhataja ja Eesti Uroloogide Seltsi pikaaegne esimees, president hetkel, ekspresident. Ja minu paremal käel meestearst doktor Kristjan Pomm, kes töötab Tartu Ülikooli kliinikumis vanemarst õppejõuna androloogia, uroloogia erialal ja on samal ajal ka meestekliiniku juhataja. Tere tulemast, head kolleegid, saatesse. Aitäh. Nii, alustame siis natuke laiemalt meeste tervise teemast. Et doktor Pomm, et kas te meestearstina natukene kommenteeriksite, et kuidas siis Eesti meeste tervis hetkel on, et kas ta on hea või on ta rahuldav, võiks olla parem, et mis see hetkeseis meil on? No, kui suure üldistusena öelda ja vaadata, mismoodi mehed oma tervise eest ka hoolitsevad, siis tegelikult ma arvan, et see trend on väga positiivne Eestis. Ja kõige parem on ikkagi mõõta mingisuguste konkreetsete mõõdikute järgi seda tervist ka. Ja üks kõige lihtsam näitaja on see, et kui kaua inimene oodatavalt elab sünni hetkel. Ja selle kohta meil selline statistika olemas ja teadmine, et tõesti viimase paarikümne aasta jooksul väga selgelt see oodatav eluiga nii meestel kui naistel on kasvanud. Samas murekoht on täna see, et kui me võtame naised ja mehed võrdlusena, siis Eesti naine elab kuskil 8 aastat kauem kui mees, vastavalt siis 83 eluaastat, meestel on see oodatav eluiga tänase viimase statistika järgi kuskil 74 eluaastat. Ja tegelikult nagu arenguruumi selle põhjal ilmselgelt on, et sellise hea terve ühiskonna üks näitaja on see, et kui väike on see meeste ja naiste oodatav eluea vahe, et mingis mõttes me võiks jõuda sinna nii-öelda Põhjamaadesse, kuhu me kangesti kipume ja tahame ennast ikka võrrelda teiste Põhjamaadega. Et Rootsis näiteks on need numbrid vastavalt 85-81, eks ole, et vahe kuskil 3 aastat. Et tegelikult see võiks olla see Eesti eesmärk ka, et ühtpidi ei saa nagu jääda loorberitele puhkama, et kõik on jube hästi ja mehed aina elavad kauemini, et nii see kahjuks ei ole ja tõesti jääme ka Euroopa Liidu keskmisest kuskil seal 6 aasta võrra maha. Et teine oluline näite on see, et kui kaua inimene elab tervena, ehk et nii, et tal ei ole pandud ühtegi kroonilise haiguse diagnoosi ja ei pea iga päev ravimeid võtma. Tervena elatud eluaastad. Tervena elatud eluaastad, just. Et ka siin võime öelda, et tõesti vaikselt on see number taasiseseisvumise algusest kuni tänase päevani tõusnud, samas viimase 10 aasta jooksul enam mingit olulist kasvu tegelikult ei ole ja jääb ta sinna kuskile 50. eluaastate esimesse poolde, 54 eluaastat, jällegi vähem kui naistel. Ehk et tegelikult on põhjust rõõmustamiseks, et tõesti inimesed elavad kauemini, nende elu kvaliteet tõenäoliselt on ka järjest parem, aga kindlasti saaks veel paremini. Selge. Et mis need peamised põhjused siis on, et miks meil see meeste keskmine eluiga ja tervena elatud eluaastad võrreldes siin Põhjamaa meestega on natukene lühemad, et miks siis Eesti mehed arsti juurde õigel ajal ei jõua ja mis me saame siis selleks teha, et mehi motiveerida? Jah, paar aastat tagasi Eesti Tervisekassa tegi koos Kantar Emariga ühe uuris, et miks siis mehed ei tule arsti juurde. Et ühtpidi ikka lihtne küsimus, aga väga lihtsat vastust sellele tegelikult ei ole. Aga mingi teadmise sellest uuringust, mis hõlmas paari tuhandet meest üle Eesti täisealisi mehi erinevatest elu aastakümnetest, ütles seda, et ikkagi selline tüüpiline mees
arvab, et mehelikuks olemise üks nurgakivi on see, et ma ei kurda ja ei hädalda. Ja see tähendab ka seda, et ka arsti juurde minemine, tervise murest rääkimine on justkui hädaldamine ja ei ole mehelik. Ehk et mehe jaoks mingil põhjusel on kohati keeruline tunnistada, eriti mõnikord teisele mehele, et mul on mingisugune tervisemure ja kui see võib olla veel seksuaaltervise mure, siis seda piinlikku, mida tõesti ka meestearstina mõnikord kohtan, et mehel on väga suur pingutus, et oma tervisemurest julgeda arstile rääkida. No kindlasti võib ühe põhjusena tuua ka selle, et ega arstiabi kättesaadavus ka liiga hea ei ole, et ühtpidi on meil väga tubli perearstkond, on erinevad moodsad digilahendused, kuidas perearstiga ühendust võtta. Aga mõnikord see võib olla inimesele siiski liiga keeruline ja võib see ooteaeg arsti juurde, eriti eriarsti juurde minekuks tunduda ka liiga pikk ja siis loobutakse sellest mõttest, et loodetakse, et ehk ei ole mingeid hädasid, ehk ei olegi vaja minna või kaob see olemasolev tervisehäda kuidagi ise ära. Ehk et sellist suhtumise muutust ilmselgelt oleks nendes Eesti meestes vaja, et ma arvan, et mõistusega tugev terve mees tegelikult, eks ole, pigem võib kurta oma tervisemuredest ja parem ongi, kui kurdab, et mitte ei looda, eks ole, ise mingi ime läbi paranemisele või kulutada raha mingi alternatiivmeditsiini lahendustele või vitamiinidele, käsimüügiravimitele, toidulisanditele ja loota, et see toob lahendust. Alati see kahjuks ei aita. Aga teie meestearstina näiteks olete sellist positiivset trendi nagu viimastel aastatel nagu märganud ka, et sel teemal on palju räägitud, et mehed siiski pöörduvad. Et kindlasti on see teadlikkus täna Eestis kasvanud, kas või võtame, eks ole, pahaloomuliste kasvajate mõttes eesnäämevähi kõige sagedasem pahaloomuline kasvaja. Ja siin on meestel väga selge ikkagi see teadmise tõus olemas, et on lihtsad analüüsid, kuidas me saame neid riske mõõta ja ka riske, eks ole, maandada. Ja seal võib olla ka nagu jälle see sõnumi täpsused, mida siis arstid ka välja räägivad või tervisekampaaniate raames räägitakse. Et kohati ka lause, et kõik mehed peavad kontrollima enda eesnäämevähi osas võib tekitada segadust 20-30 aastaste noorte meeste peades. Tegelikult siis veel reeglina ikka eesnäämevähi peale nüüd mõelda küll, eks ole, vaja ei ole ja ei ole vaja ka selle kohaseid analüüse teha. Võib-olla mõned väga erijuhtumid välja jätta, aga suures plaanis kindlasti mitte. Ehk et mingis mõttes ma arvan, nagu arstide, meditsiini korraldajate ülesanne on see, et kui me teeme mingit tervisekampaaniat, siis me väga täpselt mõtleme ka selle sõnumi läbi, et inimene teeks õige järelduse ja ei tekiks nagu paanikat asjatult juurde. Doktor Kivi, et mis mulje teil uroloogina sellest on jäänud ja selline küsimus ka, et kuidas me siis mehi motiveerida saame natuke varem, ütleme õigeaegselt regulaarsesse kontrolli tulla, et kas on siis perearst või meestearst, mis see teie kogemus? Kõigepealt tulin sisse, tahaks öelda, et hoiakute roll nagu Eesti meestel on väga tugev, et ikkagi, et mina saan ise hakkama, kõlab väga sageli ja väga tugevalt ja et mehed ei nutta, mehed ei kaeba, saavad hakkama. Teine asja, nagu, mida me sageli näeme, et mehed natukene nagu kardavad saada nagu tõsiseid uudiseid, nad halbu uudiseid, et väike hirm on alati, et võib-olla hoiab, et ma ei lähe arsti juurde, et uuringute tulemusena midagi leitakse, siis ma pean ravi saama, et see hoiab neid tagasi ka. Noorematel meestel, kuna paljud on väga hõivatud tööl, siis sageli ka ajapuudus on üks faktor, mis nad ei jõua õigel ajal võib-olla nagu või töö ajal arsti juurde. Kindlasti oluline osa nendest, et inimestel teadlikkus nii tervisest kui haigustes on sageli tagasihoidlik. Ja väga sageli need haigused nii ainult nagu pahaloomulised kasvajad, kuid ka ütleme südame-veresoonkonna haigused on algstaadiumis on ilma sümptomiteta. Ja siis just nagu inimestele selgitada, et nad peavad regulaarselt ennast näitama, ennast kontrollima, on ikkagi vahest jääbki natukene nagu tahaplaanile. Ja mis siin salata, ikkagi vahest ka pikad järjekord on takistust, on nagu pikemad ootajad uuringutele ja mõnedel inimestel ka mingi kas personaalne või lähisugulastel või lähiinimestel nagu negatiivne kogemus, eelnev kogemus ka on vahest takistus. Et see on alati nagu mitmetahuline probleem, miks
just Eesti mees nagu noh, ta ei lähe, mitte ei jõua, aga miks ta ei lähe arsti juurde? Et siin tuleb nagu noh, alati vaadata natukene laiemalt. No üks asi on siis, kui mehel on juba, eks ole, kaebused ja ta pöördub kaebustega, aga tahame vist, eks ole, ju jõuda sinna, et mees käiks ka siis regulaarses kontrollis, kui neid kaebusi ei ole, eks ole. See on selline ideaalvariant, et selline profülaktiline kontroll, et kas see on siis kord aastas või mida soovitate meestel, mis vanusest? Nagu mehi otseselt nagu sundida nagu ei saa. Ja alati nagu noh, igapäevases praktikas on nagu lihtsamad ja võib-olla kerge huumoriga analoogiad nagu mõjutavad kõige paremini, et nii nagu mehed oma autoga käivad kusagil nagu ülevaatusel, siis on nagu ongi pole mõtet nagu oodata garantii aja nagu lõppu selleks, et pärast nagu parandada. Antud juhul, et ikkagi me peame teadma, et teatud haigused on hakatud teatud vanusest nagu meestel nagu arenema, tekkima. Ja need on nii nagu südame-veresoonkonna haigused on üks pool, siis on ainevahetushäired ja loomulikult pahaloomuliskasvajad. Ja see, ütleme, ajaline piir või vanuse piir on umbes 45-50 aastat. Selles hetkest inimene peab vaieldamatult pöörama rohkem mitte ainult oma tervisele, aga nii teadlikkusele, nii ennetusele, sümptomitele, nii endale ja väga paljudele nagu aspektidele. Aga see, ütleme, vanus, millel nagu mees võiks jõuda, kohtuda oma arstiga, oleks 45 aastat. Selge. Räägime elustiilist ka, kui mehe tervise riskifaktoritest, et kui me räägime näiteks pahaloomulistest kasvajatest, siis erinevad elustiili faktorid tegelikult, kui neid vältida, on võimalik umbes 35-40% vähiriski alandada. Kui me räägime meeste tervisest laiemalt, räägime ka healoomulistest meeste tervise muredest, et võib-olla räägime natukene lahti meestearsti pilguga just nimelt selle elustiili, ütleme, terve elustiili vajalikkuse ja nende elustiili riskifaktorite võimaliku vältimise ka, mis on tähtis teema. Et võib-olla jah, kui mõelda kõige suuremale, kõige levinumale terviseriskile, mis täna meeste ja tegelikult ka naiste seas on väga lihtne asi, on ülekaal. Et kui me vaatame, et julgelt, eks ole, 3/4 rahvastikust on ülekaalus, normkaalus 1/3 heal juhul, et siis see on tegelikult väga suur terviseprobleem ja see võibki tunduda nii, et noore mehena kerge ülekaal ei anna veel mingeid olulisi kaebusi, võib-olla natuke võhma on vähem, võib-olla põlveliigesed muutuvad pika matka järel veidi valulikumaks, aga tegelikult veel ei vaja inimene püsivat mingisuguste ravimite kasutamist. Juhul, kui see ülekaal on pikka aega, siis ilmselgelt see on terviserisk. Mehe jaoks näiteks mehe hormoonsüsteemile väga selge seos, et kui mehe kehamassiindeks on üle 30 ehk tegemist rasvumisega, internetis võib leida erinevaid kehamassi arvutamise kalkulaatoreid, sisestada oma pikkus, enda kehakaal ja saad kehamassiindeksi. Juhul, kui see number tuleb üle 30, on tegu rasvumisega. Ja need mehed, kes on rasvunud, üle 30 kehamassiindeksiga on ka kuskil 30% madalam meessuguhormooni tase. Ja juhul, kui see meessuguhormoon on madal, siis mehe tahteaktiivsus on madalam, ei viitsi midagi enam ette võtta, tegelikult ei saa võib-olla ka tööl enam nii väga hästi hakkama, kui see pingutust nõuvad asjad nõuavad rohkem tõesti keskendumist, iseenese sundimist, füüsilisest koormusest ei taastu ja mingis mõttes tekib justkui see nõiaring, et vähem aktiivsust, vähem liikumist, rohkem söömist ja see kehakaal aina kasvab ja kasvab, tekivad muud südame-veresoonkonna haiguste riskid on tegelikult teada, et ka seal osade pahaloomuliste kasvajate puhul on ülekaal selgeks riskiteguriks. Ehk et see teadlik söömine, teadlik liikumine on kindlasti üks hea tervise nurgakivi nii meeste kui naiste jaoks. Teine pool kindlasti erinevad sõltuvusained, narkootikumid, alkohol, suitsetamine. Et täna me Eestis õnneks narkootikumide osas väga, eks ole,
hullus olukorras ei ole, samas kindlasti on murekoht nooremates vanusegruppides kanepi tarvitamine ja võib-olla kõige selline nagu moodsam trend, eks ole, mis on need nikotiini erinevad põnevad nii-öelda kasutusvõimalused, et on see e-sigaret, mis võib olla väga sellise magusa maitsega alguses, et ongi lapse eas harjud sellega ära teadvustamata, et tegelikult see nikotiinist tekkiv kahju on väga suur ja nikotiinipadjad, eks ole, aga mida on väga lihtne kasutada nii, et ööpäevaringselt on peaaegu sul kõrge nikotiinitase, aga keegi kõrval olijast tegelikult ei näe. Et suitsetamine on täna tehtud juba erinevate seadustega väga ebamugavaks, et kõik sisetingimustes ei tohi seda teha avalikes kohtades ja nii edasi. Aga neid nii-öelda varjatud nikotiini kasutusvorme on väga lihtne edasi kasutada. Ja tegelikult me teame, et ka sellel on väga suured terviseriskid, et Rootsis, kus on väga palju mokatubaka kasutajaid, näiteks tehti mõned aastad tagasi uuring vaadata, mida see mokatubaka siis mehe viljakusega näiteks teeb. Ja mis tuli välja, et tõesti 20% madalam seemnerakkude hulk, seemnerakkude liikuvus ehk et need parameetrid, mis on olulised viljakuse jaoks mehel, saavad kahjustada ka nendest nii-öelda moodsatest nikotiinivormidest ehk et ka seda poolt tegelikult tuleks teadvustada ja nii nagu Martin Kivi ka mainis, et tegelikult see tervise tarkus võib-olla on see kõige suurem nurgakivi, et inimene saaks koolis sellise hea baasteadmised, kuidas inimese keha toimib, mis on need erinevad nii-öelda organsüsteemide funktsioonid ja mida ise saab ära teha selleks, et need tervisemuresid ei tuleks. No kardioloogid siin viimasel ajal toovad ühe elustiili riskifaktorina välja ka istuva elustiili. No eks see, ütleme, istuv elustiil, madal füüsiline, need on nagu omavahel nagu seotud, aga kardioloogid nagu võrdsustavad selle riskifaktori peaaegu juba, ütleme, suitsetamise ja mõne sellise teise olulise riskifaktoriga. Kas me meeste puhul võime laiemas plaanis kõigi haiguste mõttes ka öelda, et see istuv elustiil, et kui selline töökoht nõuab nagu sellist pikaaegset seal, ütleme, arvuti taga istumist, et see võiks olla ka üks selline riskifaktor erinevate haiguste. Jah, kindlasti on, et kas või see, et ta surub kokku selle vaagna põhja, eks ole, lõpuks avaldab survet ka eesnäärmele, tekivad ka need urineerimishäired rohkem sellise väga passiivse eluviisi juures. Ehk et kindlasti on see nii-öelda väga istuv eluviis üks riskitegur. Mehe seksuaaltervisele ka, eks ole, et ta tegelikult ka närvisüsteemi, verevarustust, erektsiooni tekkimise kontekstis kahjustab. Ehk et mõnikord võib-olla tõesti tuleb ka meestele nagu seletada neid tervisega seondunud riske läbi sellise nii-öelda elukvaliteedi näitajate ja head seksuaalelu. Siiski võib nagu pidada elukvaliteedi üheks osaks, et jällegi kui olla teadlik ja tahta, et seksuaaltervis oleks korras, viljakustervis oleks korras, üldine enesetunne oleks hea, siis tõesti on palju asju, mida mees ise saab ära teha, et neid nende muredega mitte, eks ole, 50-ndates, 60-ndates eluaastates silmitsi seista. Ja kindlasti on tõesti ka ikkagi tervel mehel vaja minna arsti juurde mõnikord, jah, et see kuskil 40-ndate eluaastate keskel hiljemalt võiks see selline nii-öelda tervise screening ikkagi väike toimuda, et näha, missugused on kolesterooli tasemed, milline on veresuhkur, milline on vererõhk, et võivadki olla kergelt midagi paigast ära ilma endast veel märku andmata. Ja nii on ka teada, eks ole, et peenise need arterid, mis on erektsiooniga tekkimise seotud, on ühed peenemad inimese kehas. Ja kui need on ära lupjunud kõrgest kolesteroolist, tekivad erektsioonihäired. Juhul, kui see jääb tähelepanuta, siis 10 aasta jooksul võib tekkida nii insuldi kui infarkti risk nende meeste jaoks. Ehk et tegelikult see erektsiooni nõrgenemine on üks selline nii-öelda indikaator, et midagi võib olla südame-veresoonkonnaga halvasti ja tasuks minna arsti juurde. Veel parem on tulla enne nende nii-öelda kaebuste tekkimist. Räägi mõne sõnaga võib-olla meeste vaimsest tervisest ka. Et kui palju meestel on selliseid ärevushäireid, depressiooni, kas see on võrreldes teiste meeste muredega selline tõsine probleem hetkel Eestis või on ta süvenev või on ta selline stabiilne?
mis see teie kogemus näitab? Uuringute jällegi, mis vaatavad Eesti meeste naiste vaimset tervist, siis selgelt on siin nagu negatiivne trend, et järjest rohkem on ikkagi ärevushäired, depressioonid, kuskil vaatad kolmandikul meestest seda tüüpi hädasid näeme, naistel on natuke veel rohkem. Aga kahjuks tõesti ja ka erinevates vanusegruppides, et on ka noorte meeste sellist ärevust päris palju, depressiooni ka, mis võib tegelikult kõik ka seostuda sellise nagu tänapäeva ühiskonna eluga, et ongi sellist istumist palju, üksi olemist palju, suhtlemist läbi erinevate nii-öelda lahenduste, et selline silmast silma kohtumisi kuidagi muutub järjest vähemaks, et lähisuhteid muutub vähemaks. Aga tegelikult see kõik võib inimese sellist nii-öelda vaimset meeletervist tõesti olulisel määral häirida. Mingi jälje jättis ka koroonavaktsiini aegne või mitte vaktsiini, vaid koroonaviiruse aegne periood, kus oluliselt tõusis tegelikult selline ärevuse foon. 21 aastat, jah. Ja ta ei ole tänaseks kahjuks normaliseerunud. Ja ilmselgelt see, mis toimub maailmas, mõjutab iga inimest, et kodukontoritesse, eks ole, sulgumine ja see kõik kindlasti mõjutas. Aga jah, küsiks ka. Doktor Kivi, jah, palun. Kuidas see niimoodi praegusel ajal, kui meil kõik võimalikud vahendid nagu kommunikatsiooniks olemas, aga see sotsiaalse isolatsiooni nagu probleem on nii terav? Kas sa oskad nagu kommenteerida? Et me saame nagu oma sõbrale, oma nagu lähedastele alati iga hetk helistada, teha videokõned, aga ikkagi see depressioon ja ärevus ja ütleme nagu üksindus, mida inimesed tunnevad nagu selleks, et nagu on järjest süvenenud. Miks inimesed ei suhtle? Jah, see on hea küsimus. On ka see trend, et järjest vähem elatakse ka suguelu, eks ole, ka noores eas, et tänu just nimelt sellele, et sellised lähedussuhted ei tekki, et ongi pinnapealne läbi mingisugust e-lahenduste suhtlemine, mis võib-olla tegelikult on meid ka päästnud ühtpidi, et teistpidi oleks veel hullem, et kui oleks kõiki neid nii-öelda e-kanaleid, mille läbi inimesed täna saavad omavahel suhelda, võib-olla oleks veel halvem. Aga võib-olla oleks ka, eks ole, parem, et siis oleks nagu sundolukord, et sa ikkagi pead silmast silma minema sõbraga kokku saama ja rääkima ja ilmselt see võib-olla suhtluse aeg on ka pikem, eks ole, ja selle nii-öelda kasu on suurem. Et seda on ju ka uuritud, et mehed, kellel on kas hea lähedussuhe või vähemalt tugev sotsiaalne võrgustik enda ümber, on tervisekäitumine oluliselt parem, vähem mõnuainete kasutamist, vähem sellist enesehävituslikku tegevust ja tänu sellele ka tervisenäitajad parem. Ehk et see tegelikult loob sellise nagu motivatsiooni elada tervena, et sa tahad sõpradega toredaid asju teha. Nii mõnegi tegevuse jaoks peab olema hea tervis seal juures ja see tegelikult motiveerib mehi oma tervisekäitumist ka muutma, et selline hea partnerlussuhe on ka üks väga oluline mehe tervise nurgakivi. Kas head partnerlussuhted, pean silmas, eks ole, eeskätt abikaasat, et kas tema suudab ka kuidagi meeste sellist tervisekäitumist, doktor Kivi, nagu muuta? Et meelde tuletada aeg-ajalt, et võib-olla peaks minema perearstile või meestearstile. Kas siin on võimalik? See on väga hea küsimus. Et me olen aastatega järjest rohkem aru saanud, et hea partner või abikaasa on see, mis nagu ütleme meest natukene, mitte natukene, aga päris korralikult stimuleerib. Et väga sageli, et meil see viimane eestane varase avastamise nagu pilootprojekt, mis on olnud, et enamus meestest, kes ikkagi on meeni jõudnud, kes on osalenud, et olid kas nagu abielus või nendel oli püsipartner. Teine asja on ikkagi roll, et sinu inimene, kes on tõesti lähedane sulle, sinu partner või abikaasa, ta oskab märgata, et sinuga midagi toimub, midagi on teismoodi, sest sageli mehed ei pööragi nii palju tähelepanu. Tööl võib-olla see aga et sa näed, aga inimene, kes tõesti on sinuga koos iga päev, et ta õigel ajal oskab märgata pisiasju ja tõesti vahest ka sundida minna liikuma arsti poole. Ja alati ma olen ka vaatanud, et need mehed, kes tulevad vastuvõtule näiteks abikaasaga, et ma olin alati kindel, et kõik uuringud saavad tehtud. Kõik ravi jõuab sinna, kus on. Kodurahu huvides. Ja,
ja see on tõesti, ütleme, naiste ja ütleme, partnerite roll kõrval on ülioluline. Sest need inimesed, kes tõesti nagu mehi suunavad nagu toimetada või hoolitseda enda eest või vähemalt kui nad ei taha seda teha, siis nad sundviisiliselt suunavad neid. Jah, eks see vahel on ka vastupidi, et vahel on ka vaja meeste tuge ja initsiatiiv, et oma prouad arstile nagu suunata, aga tavaliselt on see rohkem jah, meeste probleem. Aga mida tervishoiusüsteem ja ühiskond laiemalt saaks siis teha, et meie Eesti mehed pöörduksid õigeaegselt, et nii füüsiline kui vaimne tervis muutuks paremaks, elaksime kauem ja eeskätt just tervena ja et meie siis tervena elatud eluiga hakkaks lähenema ka Põhjamaade meeste nendele headele, parematele näitajatele, et oskate head retsepti anda. Jah, et oleks selline üks universaalne käik, siis oleks jube tore, aga ilmselt sellist päris nagu ühest lahendust ei ole. Kui mõelda, siis tõenäoliselt, mis võiks ju aidata, on tõesti ikkagi korra mõelda nagu sellele meeste järelkasvule ehk sellele, et millise nii-öelda koolihariduse, millise tervisetarkusega need noored mehed ellu astuvad, eks ole. Ma arvan, et seal võiks korra nagu süsteemselt mõelda, et me saaks midagi selle tervisehariduse osas korraldada veel paremini, midagi muuta nendes akadeemilistes õpiprogrammides, mis täna meie koolides ja võib-olla ka juba lasteaedades tegelikult on, et maast madalast tekiks see nii-öelda hoiak, et oma tervise eest hoolimine on minu enese vastutus, et seda ei saa, eks ole, ka ei naise, lapse ega lähisugulase õlule panna, et kui naine ei öelnud, et siis järelikult ei pea minema arsti juurde, et see on ikka iga mehe enda vastutada, et su tervis on kontrollitud ja asjad, eks ole, hästi. Nii nagu auto eest vastutad ise, nii vastutad oma tõesti tervisekäitumise ja tervise seisu eest ka ise. Et võib-olla üks on see kooliharidus. Teine, et kas me suudaks leida selliseid lahendusi, kuidas lühendada arstiabi nii-öelda kättesaadavuseks kuluvat ooteaega. Tõenäoliselt jah öelda, et koolitame rohkem arste. Koolitame veel rohkem arste. Kuidagi üritame seda süsteemi teha paindlikumaks, et me suudame välja sõeluda need kiiremini, kes vajavad ruttu sekkumist, need, kellega võib, eks ole, oodata. Võimalik, et see mingid AI lahendused tõesti tulevikus toovad meile ka nagu lihtsustust, teistpidi toovad ka jälle keerukust, et juba täna on mul ja ma arvan teistel arstidel samamoodi kokkupuude olnud, et mees või ka naine tuleb vastuvõtule ja räägib, et ChatGPT-ga on pikad vestlused peetud ja konkreetne diagnoosi hüpotees, konkreetne ravimõte, mis mõnikord võib olla päris õige, aga kahjuks siiski see nii-öelda nutitark, eks ole, alati ei pruugi inimese keha kõiki täielikult mõista ja võib ka väga selgelt vale diagnoosi panna, kas tervise ärevust külvata. Aga teistpidi kindlasti mingite nutilahenduste süsteemne arendamine, et inimene saaks asjalikust nõu, eks ole, küsida asjalikke soovitusi, et see, ma arvan, ka võiks üks tee olla. Jah, igati nõus. Onkoloogias praegu on seda AI-d nagu rohkem rakendatud, ütleme, haigete jälgimisel. Näiteks haiged saavad süsteemravi, konkreetselt siis keemiaravi või immuunravi või sihtmärkravi. Ja kui tekivad esimesed sellised kõrvalnähud, kui need tekivad töövälisel ajal, kui need tekivad nädalavahetusel, kui ei ole ei arsti, ei ole, oma raviarsti ei ole majas, ei ole neid õde-konsultante, et siis esimese vastuse tegelikult võiks ju anda AI ja kui on midagi kriitilist, siis AI soovitab ka EMO-sse näiteks pöörduda. Ja siis teine ring on, eks ole, on õde, siis õde-konsultant või õde-nõustaja ja alles kolmas etapp on siis, eks ole, raviarst ja teised arstid. Aga mis puudutab tervisekäitumist, ma olen väga nõus. Ja ma olen ise ka viimasel ajal väga seda rõhutanud, et me jääme ju oma tervisekäitumiselt Põhjamaadest väga maha. Et see nõukogude aeg, see 50 aastat, eks see oli selles mõttes väga kriitiline aeg, et tegelikult see tervisekasvatus algab, eks ole, kodust, lasteaiast, koolist. Kui me hakkame sellega juba siis tegelema või alles siis tegelema, kui mees töötab või on ülikoolis, siis see jääb natukene hiljaks, et sealt hakkab tegelikult kõik ikkagi peale. Nõus,
eks ole. Kindlasti on tahaks lisada, tervise edendamine on väga mitmekülgne teekond. Kujutage ette, et nagu ikkagi samamoodi nagu Kristjan Pomm ütles, et tervest lapsest sirgub terve täiskasvanu. Ütleme, aga laste seas ikkagi seda ülekaalu ja ikkagi on palju. Ja juba sel hetkel see riskikäitumine, kui väike inimene, kes veel ei saa aru, et kui need asjad käivad, mis toipub temaga teha. See on nagu peres on ikkagi vanemate või lähedaste roll õpetada, suunata teda. Selleks ta oskaks nagu teada. Kui inimene kasvab suuremaks, siis loomulikult on juba iga inimese on enda asi vastutada enda eest ja käituda niimoodi, et tervena elada pikemalt. Ja aga kui nendel inimestel puuduvad elementaarsed teadmised nii tervisest kui haigustest, mis ajast ta peab tulema, mille suhtes ta peab ennast kontrollima, seda ei ole võimalik. Et me hiljuti olime nagu Rotterdamis koosolekul, kui oli ka Euroopa patsientide uus esimees, kes ütles, väga paljud mehed ei tea, mis näiteks Eisner on. Ei ole väga raske rääkida haigustest, kui inimesed puuduvad elementaarsed teadmised. Ja need loomulikult, et ongi selle tervise edendamine. Üks osa on tõsta teadmised nii haigustest kui tervistest. Ja loomulikult ka kolmas roll on ka tervisliku elustiili reklaamimine. Me peame rääkima, suitsutamine, mis põhjustab, ülekaal, mis põhjustab. Samamoodi ka viimati tuli 158 metaanalüüse ülevaate, kus öeldi, et peaaegu insulti ja ütleme depressiooni on riskiteguriteks on ravimata kõrgvererõhutõbi. Ja väga sageli me kuulame, et kas see vererõhk on kõrgem vastuvõttude ajal? Jah on. Kas see tableti võtad? Ei. Aga miks? Ma võtan seda siis, kui ta on kõrgem. Et inimestele tuleb selgitada, et see, mis on praegu, on natukene kõrge, võib-olla 20 aasta pärast on sinu jaoks on väga fataalselt oluline. Ja see ei ole nagu, need kampaaniad tuleb teha. Mul tundub alati, et kui keegi meedias inimestes, kes on nagu tuntud inimesed, kas on sportlased või isegi poliitikud, räägivad tervisest, kutsuvad üles inimesi, sest see mõjutab hästi. Me peame teavitama, rääkima inimestega regulaarselt, nii nagu täpselt nagu täna. Ja teisiti ei saa. Ja väga kolmas roll, ütleme, siin on ka on erinevad nagu sõeluuringud, sest väga paljud haigused ja need ei ole ainult vähkkasvajad, ka ütleme veresoonkonna kasvajad ja kõrged kolesterooli väärtused, vererõhk, suhkur. Need on alguses, sellest aru ei saa, et sul midagi toimub. Ja see ongi see moment, et peab olema nii sõeluuringud, kui ütleme üldine tervist edendavad nagu kampaaniad üheskoos ja kogu aeg ja see tuleb korrata ja erinevatele vanuserühmadele, mida oodata, millal tulla. Ja see on ikkagi nii meditsiini kui ütleme ühiskonna roll ikkagi mõelda, sellepärast et inimesed ikkagi jäävad vanemaks. Nad elavad pikemad ja keegi peab hoolitsema nende eest. Ja see moment, et praegu tõesti ühiskond vananeb ja mida vanemad inimesed on, seda rohkem haigusi nendel on. Ja kui algusest, et on elanud tervena, siis on nende, ütleme, keskeas, nad ongi tervemad. Nii on. Väga suured tänud, head kolleegid, meie tänases podcasti saates osalemast. Suur tänu ka headele kuulajatele ja uute kohtumisteni. Kõike head ja ilusat sügise jätku. Te kuulate Eesti Vähiliidu podcasti Terve Eestiga vähi vastu, kus räägime vähiennetusest, vähi varajasest avastamisest, tervislikest elustiilivalikutest ja elust pärast vähidiagnoosi.